Seekord on mul plaanis siis teha natuke teistsugune videoprojekt. Filmin siis üles 4 erinevat üritust ja terve juunikuu toimub see siis. Esimene Paide lastekaitsepäev, kus mind on kutsutud. Aitäh, et kutsusite, tulen suurima hea rõõmuga. Sealt siis läheb otse siis Türi rahvasprindile. Türi rahvasprint, kui läbi on, siis on Kehala karikas järgmine üritus ja Kehala karikast siis otse Antsla siis. Et Kehala karikas toimub laupäev, see ongi 1 nädal on aega ja Antsla sprint toimub siis kohe. Aga suundumegi siit otse praegu, otse Paide lastekaitsepäeva ja lähme peseme ilusti auto ära. Edukas päev on olnud, väga palju tuttavaid ja võõrad inimesi on siin käinud, autoga on väga palju tutvutud. Lastele olen jaganud tasuta Honda mudeleid, et väga korda läinud üritus ja lähmegi varsti kolonni sõiduga politsei järgi hakkame sõitma. Siin on neid ralliautosid veel ja driftiauto ka üks. Saabunud Türi rahvasprindi aeg, see toimub muidugi Väätsal, viimati oli see 2017 aastal, mina siis rallit ei sõitnud, ma ei käinud siis ka vaatamas, et üldiselt see on esmakordne ralli mulle. Tehniline on tehtud, dokumendid esitatud ja auto on valmis, et oleme homseks valmis ja ongi plaanis siis küsida erinevate sõitjate käest siis ka, et mis rehvidega nad starti lähevad. Vaatame, kui palju nad juttu räägivad. Täna reedesse me võib-olla väga palju ei saa küsida, siis tegelikult on täna päris vähe sõitjad koos, et 112 oli stardis ja 30 on neid planeerinud täna. Laupäeva hommik juba kätte jõudnud, tuju on hea, uni oli mega hea ja enne äratust oli vaikselt juba uni läinud tegelikult. Võtsime Taanilega natuke pentsu kaasa ja liigumegi Väätsa poole ja ma lähengi siis varsti rajaga tutvuma. Ja siis tegelikult üldse juba positiivne on tunne kõik, et ma loodan, et läheb väga hästi. Läheme ikkagi maksimaalselt head tulemust ikkagi püüdma ja üks paari tunni pärast saab kokkuvõtteid teha, kuidas siis läks. Aivo Jurken ka ikka iga ralli kohal. Sul on vist see, et vahet pole, mis asukohta on, kohal sa oled ju? Põhimõtteliselt on jah, plaan ikka käia kogu aeg kõikidel rallidel. Aga kui Eesti Autosport liitab ühe sprindi näiteks Põhja-Koreas, siis tuled ka või? Siis vist lasen üle. Siis tuleb minuga kaasa, kuule. Ühe koha ikka leiame. No võimalik. Aga seda ei juhtu kunagi. Aga on. Kuule, aga edu sulle tänase filmimisega. Ja jään seda pühapäevast jõudu videot ootama. Jah, pühapäeva öösel peaks valmis olema juba. Väga hea. Plaan on hommikul starti küsida, mis rehvidega kõik peale lähevad. Täna siis mina olen valinud, et lähme peale kulunud kruusarehviga, et suht palju lahtasti niisugust kruusa on. Proovime kruusarehviga ja võib-olla viimase vooru proovime ka slikki, et kui joon piisavalt puhtaks jäetakse. Tänane rehvi valik on siis ees on kruusarehv ja taga on VR3. Tänane rehvi valik on kruusarehv. Ma arvan, et selle kareda pinnase peal võiks see toimida väga hästi. Rehvi taktikaks ma arvan, et oleks Pirellid ja võib-olla viimasesse vooru juba paneks slikki peale. Aga muidu ilmselt Pirelli kruusakas. Minu tänane rehvi taktika on kruusarehv. Ma arvan, et see töötab kõige paremini, aga noh, eks kõik selgub pärast esimest vooru. Minu tänane valik on siis slikk ja loodame, et toimib, usume, et toimib.
no me võtsime seda, mis meil kuurist oli, et võtsime kruusarehvid kaasa. Et ees on sellised vanemad ja taga natuke kobedamad. Minu rehvi valik on täna siis Super Soft Slick. See on tegelikult veits risk muidugi, aga see tundub hea valik. Aga enamus on kruusarehviga peale läinud ja vihmarehvidega. Rehvi valik on täna vaba. Aga me võtsime kõik rehvid kaasa selles suhtes, et kui ikkagi tundub, et see ei toimi, siis katsetame muid rehve. Aga kogemuse pealt ütlen, et see vist tundub hea valik. Aga eks ole näha, mis see stopper arvab sellest. Järgmine vend küsib, kus see start on, üks katse on raudselt. Tahab hakkan ise vastama. See serviceala on nüüd niimoodi, et vaata, kus see Väätsal on see hooldekodu. Nii palju on juhtunud juba, et mul on päris palju infot raja ääres, et kes on Sikaane otsaks sõitnud ja kes on tegelikult auto juba täitsa katki sõitnud. Väga kahju kõikidest, kellel niimoodi juhtub. Tegi päris murelikuks, aga ikkagi rehve ei vaheta, et lähme proovime ära siis seda Slicki. Et on nagu öelnud, et esiots nagu peab ja tagaots ei pea, et siis natuke võib-olla sellega arvestada Slickiga kruusal siis. Esimene voor sõidetud, teine aeg enda klassis ja roolivõimuga mure. Rihm oli lõdva, Daniel pani praegu rihma pingule, et selle rooliga mure jah, ta läheb nagu kui pööre madal ja siuke nikerdamine on siis rool läheb raskeks. Aga muidu üldiselt oli hea katse, väga suur eksimusi ei tulnud, pidurdusmaad võib-olla peaks natukene, et või usaldanud seda pidamist ikkagi, et see rehv peab väga hästi siin. See Slick on väga-väga hea valik siin Väätsal, aga jah, et eks siis tuleb kiiremini sõita, eks tuleb videosi hakata vaatama. Nii on tõe hetk, kas see auto võtab õli? No praegu selle ühe katsega ei ole söönud. Pole mitte midagi vaja peale valada? Jah, praegu. Umbes siuke sentimeeter üle normi? Jah. Väga hästi. Teine voor sõidetud. Üsna hästi läks sellega, et tegelikult midagi nagu juhtunud, sai suht rehvi piir ära proovitud ja otse läks päris mitmes kohas, ei saanud nagu pidama, aga samas läks ka nagu hästi, sest sekund on parem aeg ja absoluudis tegelikult on ka täitsa okei aeg. Aga enda klassis ikkagi teine aeg, et selle ralli võitmine saab väga raske olema, põhimõtteliselt ka praktiliselt võimatu, aga see teine koht on okei, aga nüüd kolmast vooru tahaks hea aja sõita, et äkki saaks lisapunkti, et läheb proovime. Et mõned kohad natuke rahulikumalt ja mõned kohad kiiremini, et eks siis varsti saab sõitma ja eks siis tuleb pingutada.
kolmas voor sõidetud, kõik läks hästi, väga palju eksimusi ei olnudki, aeg oli ka tegelikult täitsa okei. Ja kokkuvõttes siis teine koht, absoluudi aeg peab täpsustama, aga iseenesest on ju hästi kõik. Et päris normaalsed punktid ikkagi ja mingid väiksed mõtted saime ka. Et siis ongi nii, teine koht. Õbemägi klubi sõitja sai esimese koha ja me soovime Matisele õnne. Matis, kuule. Soovime sulle õnne. Võidu poole. Sulle kass. Mänks sulle. See võiduauto. Martin, kuidas sul läks täna? Üles ja alla mäge, et esimese vooruga küll rahul ei olnud, et nii rabe sõita, nii teine vool enam rahuldav ja kolmandas siis suutsin 2 kurvi peal ära käkkida ikka. Ei saanud eesmärki teadnud, tahtsin alla 2.20 sõita, aga jäi tegemata. Aga mis rehvi valik hommikul? Ei, slikid, nagu siin juba pikalt ette räägitud on, et on õige valik. Kõik 3 vooru slikiga? Jaa, Selge. Cooperid on kõige paremad. Ja kokkuvõttes tulemus? Peaks olema esimene. Pole lõplikku tulemus veel näinud, aga palju õnne sulle. Ma usun, et see tulemus jääb. Looda. Tere, Pärt! Tere! Mul on väga suur au sinuga teist korda videot teha kokkuvõtet. Eelmine aasta oli ju Türi rahvaralli. Jaa, just täpselt. Et see aasta on siis Türi rahvasprint, mis toimus Väätsal. Et mina kui sõitja ütlen, et katse oli väga hea. Suur tänu, et sa korraldasid seda. Suured tänud, et ega ma nüüd ainuüksi üksi ei korraldanud, siin oli ka teisi inimesi, kes andsid vägagi suure panuse selle ürituse toimumiseks üldse ja täname kõiki toetajaid, kes meid on toetanud ja kogu ka meeskonda, kellega sai see asi siin teoks. Teine koht, Sander Mihkel. Magasin täiega sisse, mul pole kunagi siukseid asju juhtunud, isegi töö juures ei ole juhtunud siukseid asju. Täna ongi see päev. Ja väga napilt jõuan sinna, ajaga tutvumist ei jõua teha, otse starti. Üldse ei meeldi siuksed olukorrad, nägin ikkagi vaeva ja panin asjad kokku ja oli planeeritud kõik asjad, et rahulikult sööma ja tankima ja kõiki siukseid asju. Aga õnneks klubikaasa annab kütet mulle, et selle peale ei pea aeg raiskama. Valitsin hea sirge teed, kus filmida praegu, aga ikka pingeline ikkagi, et see asi juba ei suju. Kuule Meelis, tänks, et helistasid hommikul. Tore on ju selles suhtes, et ma arvan, et sa saad endale uue hüüdnime ka siit selle raja äärest. Aga ütlen ausalt, kui poleks helistanud, raudselt poleks ärganud. Võib-olla keegi oleks, tegelikult nüüd ma tean tänaseks, et keegi helistanudki peale sind tegelikult mulle. Me lihtsalt tundsime sinust puudust, Sander. Aga mul jäi bensiin maha, vesi jäi maha, toit jäi maha, et ühesõnaga minul on kõht tühi, autol on kõht tühi, et aitate mind. Me ikka leiame lahenduse. Thanks. Aga ma ei olegi viimane inimene, kes on tehnilises kontrollis. Asi sujub väga hea. Ma ise tee peal juba ennast lohutasin, et ma olen kõikidest rohkem maganud ja ma olen 9-ni välja maganud. Et kõik on hästi. Aga nüüd ongi tehniline kontroll ja eks vaatab, kuidas läheb. Tehniline tehtud, dokumendid allkirjastatud ja servicepark ka enam-vähem valmis. Lähengi nüüd võistlejate koosolekule.
paistis mulle vale käik ja siis kruusa peal tahab külje ette visata ja siis ma olen enda klassis praegu esimene aeg, 18 osalejat oli, aga vahe on päris väike. Ise tegid selle või? See on tõesti hea. Ja ma arvan, siit saab hea siukse suhkrulaksu ka kätte, et aju tööle ja. tööle ja siis kurvides on reaktsioon kohe kiirem. Just. Mis sul isa teeb siin ka siis? Aetab rehve? Sa paned siis esimesed taha ja tagumised ette või? Kuule, aga jääd isu mulle. Kokkureet, kuidas su nimi on? Grete, kui kaua sa sõitnud oled? Pool aastat. Pool aastat. Kuidas sa avastasid rallispordi enda? Sa olid stardis, kuidas sul läks? Kuule, tegelikult ma tean ka juba esimese ringi tulemusi ja meil oli Jüri Mutikaga nii väike vahe ja Jaan Martinsonist olin ma parem, nii et ma julgen öelda hästi. Väga hästi, tubli oled. Aga kas te sõidate ju veel ju? Üks voor veel? Jah, üks voor veel, jah. Aga kas lähed nagu pingutama ka või proovid mingi parema ajaga teha või lähed lihtsalt fonnima? Ei, ma kogu aeg pingutan. Selles mõttes, et pärast igat ringi Urmo Aavaga natukene analüüsime, see kestab umbes 15 sekundit, see analüüs. Ja siis järgmine kord proovin jälle parem olla. Mul on loomuses ikkagi see, et õpi oma vigadest, õpi teiste vigadest ja siis tee parem. Super. Hääl on sul nii tuttav, et ma ikka jälgin ka TV3, nii et aitäh, et sa neid intervjuusid teed. Kõik vaadake TV3 uudiseid. Olgu. Oli siis hirmus ka TV3 intervjuud anda. Päris pika intervjuu võtsid sult ju. See oli huvitav, see on mu esimene intervjuu, aga ma nii palju ka neid andnud, et ma nüüd nagu proff oleks, et väike närvi. Aga nii ma kuulasin su juttu, sest sa ei kokkutanud ega midagi sellest sujus. Ta küsis üsna mõistliku küsimusi ka, et nagu ei pidanud väga vist genereerima ja... Need olid hea suhteliselt lihtsalt küsimused, et nendele sa oskasid nagu igapäevaselt ka vastata. Vahepeal mõnel on nii pikad küsimused, et mulle peab meelest ära, et küsida tahti saata, et hakkab keerutama. Ja või siis vahest on see, et küsitakse 3 küsimust korraga ja siis sa hakkad mõtlema, et mis esimene küsimus. Just. Me oleme kõnnime nüüd, vaatame, et äkki saame teise vooru aegasi teada, et mul ärevus küll sees, et mis aeg on, et kas said täieg kotti või tegime natuke ära, et eks ole näha. Võid, et pismust loodame ikka paremaid aega. Stopperil ikka meeldib neid minu aegasi niimoodi teadma, eks teiseks, et esimene voorus esimene, teine voorus teine ja lähme varsti 3. voorule, mis siis otsustab minu siis tänase koha. Et ma olen pingutama, natuke vihma hakanud sadama, aga ma proovin mitte ka üle pingutada, aga ühesõnaga head sõitu, head aega on vaja, siis 0,4–0,5 on siis see vahe, oli siis teise vooru vahe, et ma pean siis 3. vooru võitma. Et siis ongi punktide liitmine, et kellel on vähem punkte, see siis võidab. Et hetkeseisuga siis meil on ühe meesterahvaga siis on viik praegu, et 3. voor otsustab, et kui näiteks 0,05 isegi keegi võidab, siis tema on kohe võitja ka. Et aga hakkangi autot vaikselt soojaks ajama, noored lähevad peale.
väike tiib tuli katki, aga ma olen võidu mõtted maha kandnud, sellepärast et mul nagu läks hästi, ma vist trahvi selle eest ei saa rahulikumalt sõitma, aga ma lähen vaatan, et aga sisetunne ütleb, et teine koht täna, eks ole näha. Teine koht Sander Mihkels. Sellele mehele võib vist juba määrdeainet kätte anda. Kristjan Kutsar on võitja. Sellele ei ole vaja ka isa kutsuda. Aplausid neile meestele. Siin on põlvkonnad koos. Palju õnne võidu puhul. Kehale karikat ikka igaüks ei võida. Aga oled sa siis rahul ka? Väga, see väga ilusti läheb praegu. Esimene etapp mul oli 3. koht, teine etapp mul oli 2. koht ja nüüd 3. etapp ma sain oma esimese koha kätte. Ma olen väga õnnelik. Vaatame, mul on 2. koha kariks, palju siis no, ikka on suurem? No, natukene jah. Tubli. Aga teil on ka nüüd päris pikk kodutee ju? Jah. Saame sõita. Teeme siis võidu, kes saab enam koju? Soovib. Siit videost hakkab siis Antsla seiklused pihta. Hetkel on juba reede hommik ja täna ongi Antslasse minek. Peame olema 19.30 Antslas ja jõudsid täna alles pakid kohale, et siin on siis uus roolivõimupump, kes tähelepanelikult on minu videosi vaadanud, siis midagi nagu kliriseb ja rool on ikkagi raske, et vahetame siis pumba välja, paneme uue pumba ja täna hommikul just jõudiski Honda originaal roolivõimõli ka. Et lähengi nüüd Jossi autosse ja hakkamegi selle asjaga tegelema. Ja mul tuli praegu meelde, et ma sõitsime kehale esiotsa katki, et esiots oleks vaja korda teha. Tuli olemas õnneks. Kui ma selle auto kunagi ostsin, siis ma sain need varuosad tuledena nagu kaasa. Et kulu ei olegi õnneks sellel üldse ja hakkamegi vaikselt toimetama. Õnneks Jossi auto aitab sellega mind täna. Roolivõimupump on vale. See on tegelikult mitu korda juba vale tulnud ja tuli ka seekord vale. Et proovime siis vana pumba tagasi panna ja siis kus roolivõimõli on, siis sealt alt selle sõela ära võtta. Et äkki siis pumba tootlikkus läheb nii palju paremaks, et saaks selle võistluse ikkagi ära teha. Aga tuleb vist ikkagi minna sinna võistlustele ja punktid on tähtsad ja aeg on ka planeeritud tegelikult sellele üritusele. Mis te soovitate, kas raske rooliga tasuks minna Antslasse täna? Ma arvan, et raske rooliga tasub minna Antslasse. Raske rooliga on raske, aga sõita saab. Jah, täpselt. Aga siis ma äkki ikkagi lähen Antslasse? Sinu see kogemuse juures mingi kohad otseselt ikka ära. Viimaseks ei jää. Kõik punktid on arvel. Üks meie lemmikuid sprinte vist, nii et... Minul ka? Jaa, see on väga lahe koht. Et äkki võib-olla tegelikult oleks päris naljakas, kui raske rool on praegu mõtted, kas minna või mitte ja homme veel võita. Sest eelmine aasta võitis see auto Antsla sprindi. Ja üle-eelmine aasta teine, et proovime. Aga jätamegi Frangi nüüd rahule ja äkki siis saabki see auto korda ka täna. Või noh, kokku. Korda ta ei saa, aga äkki ta saab kokku. Paningi auto siis treileri peale. Kuna uus pump ei sobinud, siis vanal pumbal sai see sõel vahelt ära võetud. Uus õli läks sisse, aga ega midagi paremaks ei läinud. Kõik on ikka täpselt samamoodi. Võib-olla isegi hullem, aga läheb ikka Antslasse. Mõtlesin küll mitu korda, et ma ei lähe Antslasse. Aga lähme ikkagi Antslasse ja lähme teeme selle need võistlused ikkagi ära, mis on planeeritud. Ja ma arvan, et top 3 äkki ikkagi on võimalik taga sõita.
viimasesse Antslasse. Reede õhtu on juba käes, me oleme just viimased autod ka suht, kes teevad selle tehnilise, aga ongi, ma võtan auto maha ja arvatavasti teemegi selle tehnilise või selle service-pariga homme, et täna vist see püsti ei pane, sest vihma sajab päris pehme ja plägane vaikselt juba siin, et ma lähengi teen tehnilise ära ja arvatavasti sõidangi ta siia treileri peale tagasi. 40 on seekord siis minu number. Peame kleebime selle numbri autole ja siis lähemegi tehnilisse. Antsla on teinud virtuaalse sikaani, et põhimõtteliselt kui me igapäevaselt linnast sõidame, jälgime kiirust ja kui täna maksame raha, tuleme võistlema, siis ma pean täna ka kiirust jälgima. Antslas siis rajaga juba tutvutud ja tegelikult esimesed autod ka sõidavad. Meie serviceala on seekord väga hea koha peal, et põhimõtteliselt 10 meetri kaugusele võistlus toimub, aga natuke on meie stardini veel aega. Soendan autot vaikselt, tühikäigul käib, rehvirõhud sai paika panna. Täna sõidame täiesti teise rehvirõhuga, kui sõitsime Väätsal ja Kehalas. Et proovime, aga roon on raske, pump undab ja eks siin on seda nikerdamist palju. Aga ma selle peale ei mõtle ja eks mu käed on juba harjunud ka, mitu rallit on juba raske rooliga sõidetud. Aga varsti on siis meie kord ja eesmärk on täna top 3 selle raske rooliga ja ma usun, et äkki saame selle ka. Esimene voor sõidetud, siis auto juures ei olegi võimalik filmida, kuna kõlar on meil juures ja isiklikult meil on nagu väga hea seal olla, info liigub, aga filmida ei saa servicepargis. Aga esimene voor sõidetud, sõidueksimus tuli, sõitsin otse lintidesse ja 5 aeg, viimane praegu enda klassis. Vist oli äkki 6 osalejad meie klassis, et midagi head siin ei ole ja 2 vooru on veel ja 2 parimat vooru lähebki arvesse, et midagi nagu kaotanud veel ei ole, aga jah, et proovime. Üldiselt katseaeg, kui poleks lintid sõita, oleks esimene aeg olnud, siis ma vaatasin, et umbes 7 sekundit kaotasime selle väljasõiduga ja 5 midagi kaotasin esimesele kohale. Et on lootust, aga proovin poodiumile saada. Päris hea, aga auto ei liigu väga, nii et peame natuke rohkem sõiduga hakkama saama. Me vaatasime 3 rattaga ja seal ringtee peale ikkagi, et auto on ikka parajalt teik. Ja nüüd saime jälgemaks, et tagasillast homikas ei tööda enam meil võtmeks pooleks ja aga see ajad läks paremaks ka teine voor või? 0,3 sekundit läks. No ikkagi paremaks? Jaa.
Number 11. Ei tule, siis läheb uus loos. Aida Kiru. Ei ole, läheme edasi. See on põnev, see võistlus või? Number 40. See oli uus. Number 20. Pole ka kedagi, jah? Tallinnas. Jälle Vannu. Number 60. See 60. Saame selle kalmi tühjaks. Lapse pani suugi. Kus ülend ei olegi sees. Number 2. Jackpot või? Suutsin siis korrata Antsla võitu, eelmine aasta ka võitsin, ülemine aasta sain Eesti Autospordiliidu esimese karika Antslas ja Antsla mulle meeldib, aga tegelikult tuli raskelt see võit ja lihtsalt ei tulnud. Elvis sõitis ka ikkagi väga-väga kiiresti ja ikkagi kõva punnitamine käis ja lõpuks saan mina ka mingi esikoha, et need teised kohad tüütasid veits ära ka, aga vägev. Ja eks see annab natuke energiat ka edasi tegeleda selle spordialaga ja olla äkki tulevikus edukam ja neid karikaid äkki veel saada. Kuu aega saab juba läbi, päris tihe graafik on tegelikult juunikuus olnud, 3 poodiumit, 2 siis teist kohta ja 1 esikoht ja tegelikult võib ju rahule jääda, aga kehalas oli natuke motivatsiooni langus, et taaskord ikka teine koht ja midagi jääb nagu sõidus puudu, aga gramm rahulikuma sõiduga saab paremad ajad, et proovisin vähem üle pingutada ja tegelikult see toimib, eks siis selle motivatsiooniga proovime siis järgmisel sprindil kohal olla ja ehk õnnestub ka meil Eesti meistritiitel selles sprindis saavutada. Aga suur tänu kõikidele sponsoritele, vaatajatele ja kui teile meeldib see video, pange subscribe, like ja kommenteerige videot. Tšau!